Alustame saatega sarjast Äri uus tase. Sedapuhku on finantsmaailma saladusi jagamas Inbank ja Birgit Randma, kes on sealse partneri valdkonna juht. Ja Birgiti kõrval on Natalia Reinoja, kes on ettevõttest Kiven ja Grenardi tegevjuhi rollis. Kas Kiven ja Grenardi ongi firma nimi või on bränd? Tegu on ikkagi brändi nimetusega. On see korrektne öelda, et ettevõte ka on siis Kiven ja Grenardi? Jah, sest et ka ettevõtte nimi sisaldab Kiven Estonia ja Grenardi Estonia, mis on tegelikult Grenardi grupi brändid. Kui nüüd alustada Inbankist, nimi on ju tegelikult suhteliselt tuntud, aga mis seal nime taga on? Me pakume eelkõige tarbija finantseerimise lahendusi, et klient saab võtta siis meie käest kas laenu või ta saab kasutada meie paindlikke makselahendusi, näiteks järelmaksu ja osta kohe maksa hiljem makseviisi. Ja klient saab teha päringut otse meile või saab tegelikult päringut teha meie koostööpartnerite kaudu, kaupmeeste kaudu. Ehk et te ikkagi liigitute ka pangaks? Meil on pangalitsents ja me oleme pank, aga me ei ole traditsiooniline pank, kuna meil puudub kontorivõrgustik ja kogu meie äri ja taotluste esitamine toimub üle veebi. Ma nagu sihin siis sinna, et ma saan Inbankis omada või inimene saab omada nii-öelda kontot, anda teile oma raha ja siis teie selle rahaga ikkagi majandate. Et selles mõttes te olete nagu pank selles tähenduses samuti. Me kaasame hoiuseid. Ehk siis, kui sul on raha, sa võid avada Inbankis hoiuse. Meil ei ole selliseid traditsioonilisi pangateenuseid, nagu on arvelduskonto. Sa ei saa teha meie juures makseid, ülekandeid. Meil ei ole ka pangakaarte. No kuidas see protsess siis käib? Klient läheb poodi, näeb, et seal on Inbanki silt, paneb mingisuguse suure või väiksema asja ostukorvi ja... Kui me nüüd toome näiteks e-kauplusest, e-kaubandusest, siis klient paneb ostukorvi ja ta läheb siis, ta suunatakse sealt kaupmehe ostukorvist otse Inpanga taotluse esitamise keskkonda, kus siis klient täidab ära oma isikuandmed ja me teeme talle siis automaatse krediidi hindamise, ta saab vastuse, ta saab need tingimused üle vaadata ja saab lepingu allkirjastada. Ja tegelikult kaupmees saab meie käest juba teavituse, et kliendil on makstud, võid kauba välja saata. Kui lihtne see kliendi jaoks on? Kui palju ta enda andmeid sinna peab sisestama ja mida te täpsemalt kontrollite? Väga palju andmeid ei pea sisestama, et sellised elementaarsed isikuandmed, eesnime ja perekonnanime me saame juba tegelikult kätte, kui ta logib sisse või tuvastab ennast siis kas siis Smart ID-ga või mobiil-ID-ga või ID-kaardiga. Aga ta peaks panema oma kontaktandmed, milleks on telefoninumber, meiliaadress ja kodune aadress. No ma nagu sihtisin sinna, et mida te veel vaatate tegelikult, mis on see info siis, mille baasilt see otsus tuleb? Krediidi otsuse tegemiseks, me teeme kliendile taustakontrolli. Kõik need päringud toimuvad üsna kiiresti, paralleelselt. Me kontrollime kliendi kohta kliendi sissetulekut, igakuiseid kohustusi, kontrollime tema krediidi ajalugu, kontrollime tema maksekäitumist, siis vaatame, kas ta on ennast nõuete kohaselt tuvastanud ja siis teostame ka selliseid tehnilisi kontrolle, et ennetada pettuseid ja identiteedivarguseid. Kõlab, et väga palju asju tehakse ära, kui kaua see võtab? Kui me räägime sellisest järelmaksu või osta kohe maksa hiljem krediidivõimekuse hindamisest, mis on siis kaubanduses enam levinumad ja on eelkõige selliste väiksemate ostukorvide puhul, siis see otsus võtab aega kuskil 10–15 sekundit. Ohoh, ehk et 10 sekundiga on kõik see info tegelikult leitav ja teada. See tundub täitsa uskumatu. Inbank on Eesti turul järelmaksu pakkunud juba üle 15 aasta. Seega meie krediidi hindamise mudel on juba väga pikaajaliselt ja edukalt treenitud. See on ilmselgelt inimene. Seda teeb nüüd siis, ma ei tea nimetamise AI, kes seal taga on. Panganduses kasutatakse AI-d, aga ikkagi otseselt mitte krediidi hindamiseks, et kuna just selline krediidivõimekuse hindamine ja vastutustundlik laenamine on väga reguleeritud Eesti turul ja üle tegelikult üle kogu Euroopa. Seega me ei saa lubada seda, et krediidiotsuse kliendile teeb selline geneeriline must AI kast, vaid tegelikult ikkagi otsus tuleb automaatselt, aga otsus tehakse vastavalt etteantud reeglitele
ja nende andmete põhjal, mis me registritest kätte saame. Aga siiski inimene ikkagi seal taga, selle esmase otsuse taga ilmselt ei ole, see on ikkagi automaatne. Tõsi, see otsus on automaatne, aga inimene on loonud selle otsustuse algoritmi. Ehk siis see on inimese loodud mudel, mis siis kliendi krediidiotsuseid testib. No kui see otsus tuleb nüüd negatiivne, kas siis on võimalik kellelegi helistada ja öelda, et no tegelikult mul on rohkem raha? Kui tuleb negatiivne, siis üldiselt on seal ikkagi põhjus, et mille pärast see negatiivne on. Et meie pangana peame lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja tegelikult see on täiesti ootuspärane ja normaalne, et teatud juhtudel tulevadki negatiivsed vastused. Hea uudis on see, et Eesti klient on väga hoolsa maksekäitumisega ja ta üldiselt teenindab oma kohustusi õigeaegselt, korrektselt ja seeläbi meil on võimalik ikkagi väga suurt hulka klienti finantseerida. No jah, ma sihtisin küll küsimusega sinna, et kui see vastus on negatiivne, kas kliendi vaatest on võimalik see kallutada positiivseks ka kuidagi? Ei ole. Aga kui me räägime sellistest juba tarbija finantseerimist laenudest, natukene suurematest summadest, siis sellisel juhul kõik otsused ei ole automaatsed. Et juhul, kui me ei saa kätte registritest piisavat infot või me ei taha anda kliendile kohe negatiivset, me tahame vaadata peale, siis meil on tegelikult otsustajate tiim, kes tegelikult teeb konto väljavõtte põhjal siiski otsuseid. Kui siin suuremaid asju ostetakse, olgu need siis, ma ei tea, majad või autod, eks ole, et seal ikkagi pank hindab ka tihti tingimustes võib-olla selle maksejõulisuse ja usaldusväärsuse põhjal ka neid tingimusi, olgu näiteks siis aeg või intress või sissemakse suurus või ehk, et noh, palju see raha siis, palju ta siis annab raha välja, palju ta jätab kliendile, et kas ka selliste ostude puhul, kus need summad nii suured ei ole, on ka sellist mänguruumi, et noh, stiilis ma ostan mingi 3000 eurose asja ja nüüd mul on siis valida, et kas Inbank annab mulle sellest rahast 1500 või 2000 või kogu selle summa. Kui me teeme krediidiotsust kliendile, siis me vaatame, millistel tingimustel klient finantseeringut saab. Et juhul, kui sa küsid järelmaksu näiteks 12 kuu peal, aga me näeme, et see kuumakse käikse sinu sissetulekuid arvestades ja olemasolevaid kohustusi arvestades üle jõu, siis sellisel juhul me pakume sulle välja kas pikemat laenuperioodi või küsime ka sissemakset. No need asjad, mida siis, kui ma võin nii-öelda asjad, mida siis Given ja Grenardi brändi alla mahutuvad, need ei ole ju väga odavad asjad. Tõepoolest ei ole, tegu on siis väärismetalliga ja vääriskividega. Siit ka nende väärtus nii-öelda, et ei saa öelda, et need on kallid, need on ikkagi väärtuslikud põhjusega. Sest Given on natuke selline, kui ütles, kättesaadavam bränd ja Grenardi on see ülespoole minev bränd. Tõsi, Given on siis pigem moe ja trendiehete suunaga juveeliehete bränd. Givenit luues me mõtlesime, et me soovime tuua juveeliehted kõigile ja teha need kättesaadavaks kõigile. Ja seetõttu on Givenis tõepoolest esindatud hinnasõbralikum tootevalik ja lisaks ka hõbedast tooted, juveeliehted. Grenardi vastupidi, seal on esitatud juba premium segment ja ka nende hinnaklast siit tulenevalt on kõrgem. Ja mis on veel väga suure erinevus siis Givenil ja Grenardist. Grenardis on esitatud siis tuntud kõrgjuveeli majade brändid juba. Ehk siis näiteks Pomelato, Crivelli, Roberta Coin. Need on juba maailma tuntud juveelimajad ja siit on ka hinnaklass teine. Ikkagi tuua sisse, mis on see vahe siis, et hinnaklassis siis ütleme nii, et kui Givenis me ostame alates 30 eurot kuni 6000 eurot, siis Grenardis me ostame näiteks alates 500 eurot kuni lõpmatuseni. Siin finantseerijana siis ei ole vahet, kas inimene ostab omale 500 000 kaelage või 10 000 põhimõtteliselt päring läheb ikka läbi sama süsteemi ja selles mõttes, et see, mida klient oma ostukorvi paneb krediidiotsust tehes tegelikult niivõrd väga määrav ei ole. Sellepärast, et me teeme krediidiotsuse ikkagi vastavalt kliendi maksevõimekusele, et me vaatame, palju sa palka saad, me vaatame, mis su kohustused on, kui palju su uus kohustus on ja kas siis saab. Miks me saame või kuidas läbi mille me saame
pakkuda rohkematele klientidele või rohkematele koostööpartneritele. Näiteks kui me toome siin, võtamegi Given ja Grenardi, et kus on hinnatase erinev, Grenardis on kõrgem, et Inbanki järelmaks summa vahemik on üsna lai, et on alates 100 eurost kuni 10 000 euroni. Okei, seal on ikkagi siis nagu selline ülempiir automaatselt on paigas. Ikka ja kui me korra nüüd tüppame siia järelmaksu teemasse tagasi, järelmaksuga on kliendil võimalik päris hästi ise kujundada oma igakuine osamakse, sellepärast et periood ulatub kuni 6 aastani. Et kui sul ongi soovi investeerida ja tahad osta endale kallimat väärismetallist tehet, siis sa tegelikult leiad endale jõukohase kuumaksega. Kui numbritest natuke küll rääkida, mis need tänased intressid seal on, palju ma pean nagu arvestama sellega, et ma juurde maksan, saab nii küsida? Järelmaksul on intress, aga kui me räägime osta kohe maksa hiljem makseviisist, siis see on kliendile lisatasudeta. Et maksad kas järgmisel kuul või maksad 3 osas või maksad 6 osas, su lisakulu on 0 eurot. Ehk siis su intress on 0. Ma sooviksin lisada väga olulise asja, et tegelikult kui meie pakume antud teenust oma kliendile, siis see on kliendile intressivaba. Et see on üks väga oluline argument, et üldse klient soetaks mitte esmatarbeeset järelmaksuga. Kui sinna tuleb intress, siis tekib küsimus, kas tõesti on vaja mul seda kaelakeed või ei ole vaja. Me ei räägi ju korteri ega koduostust, me räägime ikkagi sellist esemest, mis on emotsionaalne. Ja kui sinna liita nüüd intress, siis ma usun, on otsused natuke teistsugused. See tähendab siis ikkagi, et teie poodi tulles nii netist kui päriselt ei muutu ostja jaoks absoluutselt kallimaks kaelakeega kõrvarõngas. Täpselt, hind on täpselt sama. Juhul, kui te teete lepingu kuni 12 kuud, siis on teile see täiesti intressivaba. Loomulikult keegi peab seda intressi maksma, see on arusaadav. Jah, kuskilt peab see nii-öelda rahaga tulema siis ju teenuse osutajatele. Just. Seda teeme siis meie Grenardi Estonia ja Given Estonia. Ja see on siis mõnes mõttes nagu erandlik, kas erandlik, aga ikkagi kokkulepe just nimelt teil Inbankiga. See on jah kaupmehe ja panga omavaheline kokkulepe. Kas sellist luksustoodet siis nimetame nii, kas seda ostetakse pigem järelmaksuga, kas pigem see, et teil on nüüd Inbank seal sellise toreda partnerina müükis suurendanud, kõik on läinud väga palju paremaks või kuidas see üldine tendents Eesti inimesel sellise kallima võib-olla ja mitte siis nii hädavajaliku asja ostmisel on? No ma saan rääkida ainult meie ettevõtte statistikale toetudes ja võin öelda, et veel 4-5 aastat tagasi oli järelmaksu osa orienteeruvalt 5% kogu käibest. Tänaseks on ta 10-15, väga väikese perioodi jooksul. See tuleneb mitmest asjaolust. Üks on kliendi teadlikkus ja mõttemuutus, et järelmaks ei ole enam puuduse nii-öelda märk ega häbiasi, vaid see on lihtsalt ratsionaalne otsus jagada oma kulusid mitmeks osaks. Seda kasutavad ka need inimesed, kellel on võimalik see toode kohe välja osta. Et ei ole mingit probleemi, aga ikkagi nad valivad, miks siis ma peaksin kohe näiteks 2000-5000 eurot välja käima, kui ma tegelikult ju saan väga mõnusalt ja mugavalt jagada seda kas 6 kuuks või 12 kuuks ja läbi selle tegelikult ma saan võimaldada endale veel mingit suuremat kulu ja võib-olla taas järelmaksuga ja taas intressivaba järelmaksuga. Ja et sa hoiad oma nii-öelda pereeelarve tasakaalus. Ehk siis sa ei pea võtma raha või sa ei pea kulutama oma peresääste, avama rahakogujat või säästuhoiust, et see tegelikult lihtsalt, et kui see sinu jaoks kallimaks ei lähe, sa võid maksta osade kaupa ja see raha, see hingerahu või meelerahu fond on sul tegelikult kontol olemas. Ja ma lisan veel juurde, et tegelikult meie kui kaupmehe eesmärk ei ole tegelikult ainult mahtu kasvatada. Et see oleks natukene võib-olla liiga kommertslik. Loomulikult me oleme äriettevõte, meie eesmärk on teenida tulu. Aga me soovime, et see makselahendus oleks meie jaoks kui lisavõimalus, lisainstrument, et klient saaks ennast mugavamalt tunda ja tuua ostu ettepoole. See tähendab siis seda, et näiteks kui on vaja osta abielusõrmust või kihlasõrmust, inimesel lihtsalt ei ole vahest aega koguda seda raha, aga toodet ehet on vaja nüüd ja praegu. Ja siis ongi see väga hea ja mugav, läbipaistev lahendus, et ta saab selle täna kätte, aga maksab siis täpselt nii, nagu talle on mugav. Näiteks pulmad, eks ole, mis on väga kulukas ja siis on ju tore, kui saab sealt üsna arvestatava osa suunata siis jagatud maksetesse. Ja lisaks ütlen veel nii palju,
et mida me oleme näinud, klient loomulikult esimesena ei küsi kunagi järelmaksu. Et kuigi ta on väga teadlik sellest. Kui meie juhime seda protsessi, seda müügiprotsessi, siis me ei suuna teda kohe järelmaksu juurde, siis ka meie eesmärk ei ole ju tegelikult muuta kõik tehingud järelmaksu tehinguks. Sest meil on intressid. Küll aga läbi selle me saame, nagu ma ennem ütlesin, ajastada ostu ettepoole ja see klient ei lahku meie juurest raha koguma. Ja kliendi jaoks see tähendab kohest ostu soodsamatel tingimustel. Seetõttu, et kui ta tuleb näiteks 3 või 4 kuu pärast tagasi, kui tal on see summa kokku kogutud, siis kulla hind on teine, kallim. Siis on jälle... No võib odavam, ei tea. Ei usu. Ei usu. Ei. Juba investeerimisnõuanne. Alati on kulla hind kallim. Ostagem kohe. Ja siis on ta olukorras, kus ta siis mõtleb, et no, ma pean vist ikkagi seda jagatud maksega võtma või siis lahkub jälle edasi koguma, mis ei ole enam üldse mõistlik, eks ole. Tal ei ole ka aega ja kulla hind tõuseb. No need protsendid, mida sa mainisid, olid nagu suhteliselt ikkagi mitte väga suured, isegi see 15 või 10 ei ole väga palju, et võib ikkagi siis nii käsitleda, et see on tulnud ikkagi siis müügimahus juurde. Kui sa ütled, et see on osakaal, siis see peaks nagu loogiliselt võttes tähendama mitte, et muu osa väheneb. See tuli juurde, jaa. Aga ütleme nii, kui me räägime mitte tarbesest, siis on see üsna arvestatav protsent. Kui me räägiks autoliisingust või koduostust, mis on baasvajadus enamus inimestele, siis juveeliehted ei ole baasvajadus, siis seega seal 10–15% on üsna arvestatav summa. Mainisid, et võib-olla esimesena kohe seda järelmaksu nagu nii-öelda ei hakata siis ka ostukorvi poolvägisi tõstma, et kas tänast sellist ehet ostetakse nagu netist või päris poest ikkagi. Mulle tundub nagu kummaline natuke netipoest osta mingisugune juveelidega kaelagi ja siis oodata seda pakiautomaati. Nii ja naa. Tänapäeval on ostukäitumine kardinaalselt muutunud. Mina arvan, et kliendi jaoks ei ole üldse enam allikas ega kanal oluline. Suht võrdväärne on online ja ka füüsilised kauplused. Ta tihti lugu alustab tegelikult online'ist, jõuab füüsilisse kauplusesse, vaatab seda, lahkub ja teeb ostu ikkagi online'ist. Nii et see on selline kombinatsioon. No jah, kuniks ta teeb selle ostu teie poest, siis on nagu hästi. Just. Et päris vist nii selles valdkonnas ei ole, et tullakse poodi, katsutakse järgi ja siis minnakse ja ostetakse kusagilt Hiinast. Ei, ma arvan, et see ei ole juveelihetega väga võimalik. See on põhjus seetõttu, et kui me räägime Grenardist, siis Hiinast ei saa üldse seda kaupa, eks ole. Küll ta saab loomulikult minna tootja enda veebilehele ja soetada, küll aga ma sellesse väga ei usu, sest ei ole ka põhjust. Miks ta peaks seda siis kuskilt mujalt soetama, kui ta on kättesaadav kohe talle siin, kas sama allika kaudu online või siis füüsilisest kauplusest. Kui me räägime teatud sortimendist, mis on soodsamas klassis ja hõbe, siis on võimalik, et ta leiab ligi lähedase toote, kuid jällegi mitte kunagi ei ole võimalik teada ette, kas on täpselt see toode. Kui me räägime näiteks riiete valikust või jalanõude valikust, siis me tõesti saame seda vaadata poes ja osta online'is, sest seal on konkreetne kaubamärk, kood ja kõik, kui kõik klapib, kõik kattub, siis üsna tõenäoliselt on see sama toode. Juveeliehetega see ei ole nii lihtne. Ja, no see tundub loogiline, aga poes nüüd ostes tuleb selline kena paar valima etteid, teine selle tänapäeva me ütle, mis soost keegi on, seal ei olegi vahet, eks ole. Ja nüüd, kui ikka näha, et kuidagi kõhklevad, siis on see nagu müügiesindaja roll öelda, aga meil on siin selline suurepärane intressivaba järelmaks. Täpselt. Lisaks sellele, et me pakume talle mugavaid lahendusi, et jagada tema maksukoormust, me toome tegelikult ka kõik meie eelised välja. Et nii Kivenis kui Grenardis on tegelikult ka vana kulla kokkuostu võimalus, et mis oluliselt aitab tšeki väiksemaks teha. Aha, ehk ma võin tuua oma vana ehte tagasi. Ja. Väga tore. Ja valida siis kas kinkekaardi või siis kohe uue ehte. Ja lisaks loomulikult me tutvustame aktiivselt meie partnerite pakkumisi tooteid, mis on jagatud makse ja ka tutvustame ka ju meie juveeliiriteenuseid. No kui te niimoodi ühe laua taga siin istute, ma pean ikkagi küsima, et kas kõik see ongi nii ilus, nagu te mõlemad nüüd räägite, et selles mõttes, et Inbank on ülimalt rahul, et saab teilt palju intressi ja teie olete ülimalt rahul, et te müüte palju ehteid. Kuidas see imepärane suhe on nagu positiivsena kulgenud? No omalt poolt, ehk siis Kiven Grenardi poolt ma ei oska öelda küll midagi, mis oleks problemaatiline. No võib-olla sa võid mõelda, mis oli enne, et ütleme, et kuidas te jõudsite ka selleni, et nüüd on just Inbank.
kui mina tulin, ettevõttes oli Inbank juba olemas. No, ilmselt oli see seotud väga hea Inbanga tööga, kus otsiti endale häid partnerid. Ütleme nii, et kui me ise valiks partnerid täna, siis me valiks, kui meil ei oleks veel Inbanka, siis me valiks Inbanga. Ei ole täheldanud, et oleks turul halb maine või mingid negatiivsed asjaolud, mis temaga seostaks. Ja kui me töötame juba Inbangaga, siis me tegelikult näeme, et meil ei ole oluline ainult produkt, mida nad pakuvad, vaid ka see tehnoloogia, mida nad pakuvad. Seni on väga kiired vastused, nagu ka Birgit ütles, 10 sekundit ja otsus on olemas ja see on ülitähtis, sest et mida kauem kestab ostuprotsess, seda suurem tõenäosus, et ost võib katkeda. Nii füüsilises kaupluses kui ka online'is, seda enam online'is. Seega kõik need kallikad ja kanalid, kust ostab klient, peavad olema võrdväärsed ja töötama samadel tingimustel. Nii, Birgit, sinu kord ka kiita siis ehtemüüjaid. Ja meie koostöö Given ja Grenardiga on tegelikult ongi väga pikki aastaid kestnud ja meil läheb väga hästi koos. Ja mis meie jaoks on tegelikult oma koostööpartner või kaupmeeste valikul oluline on see, et kuidas nad kohtlevad oma klienti, kas kaupmees on usaldusväärne, kas klient saab kauba kätte, kas kõik läheb nii, nagu klient ootab, et ei oleks kliendikaebuseid tarbijakaitsesse meile otse, et kõik oleks täpselt nii, nagu peab. Ja mida ma saan võib-olla nagu natukene teisest küljest veel lisada, just et kaupmehe valikul, kui ta valib finantseerijat, on see, et kui siin mõned aastad tagasi oli hästi oluline hind, et kui palju näiteks osta kohe maksa hiljem makseviisi puhul või nullintressi puhul kaupmees peab finantseerimisasutusele kompenseerima. Et vahetati finantseerijat hinna pärast tihtilugu, siis enam ei ole tegelikult see hind kõige olulisem asi, et eelkõige vaadatakse klientikogemust ja konversiooni, et kui klient tuleb poodi, kas ta jõuab ka tehinguni, kui tal tegelikult oli eesmärk soetada. Ja teiseks on see tehniline pool just, et kui lihtne on kaupmehel panka enda külge ühendada, et nii e-kanalis või kui füüsilises poes, et kui lihtne see kasutusele võtmine on, kas see muudab minu klientiteeninduses protsesse keerulisemaks. Et see oli mu mõte. Ja kolmandaks tegelikult partnersuhe ka, et kui hästi ka finantseerija siis toetab kaupmeest, et kas me teeme ühiseid kampaaniaid, kas me käime koos podcastis just. Ja kas me teeme selles mõttes just, et kas me teeme ühiselt koostööd või me ei tee, kas me pakume koolitusi, reklaammaterjale ja kõike muud sellist. Aga kui palju täpselt saate teha teie, et ostetakse rohkem ehteid või vastupidi, et lõpuks on see ikkagi ju müüja poolt vaadata, et kuidas nemad oma klienti hoiavad ja suhtuvad ja siis on teie omavaheline suhe on lihtsalt see, et see teenus peab töötama hästi või see süsteem, mida teie pakute, et teie ei ulata otseselt sellele kliendini, eks ole, et seda ma tahan oma segase mõttega öelda. Aga mingil määral peavad need asjad koos toimima. Ja tegelikult 2025 aasta lõpus Kantar Eramaar tegi uuringu tarbija käitumise kohta ja seal tegelikult tuli välja, et 85% klientidest enne, kui nad kauplusesse pöördusid ostu tegema, nad tegelikult olid juba mõelnud, kuidas nad selle ostu eest maksavad. Nad olid oma peas juba otsustanud, et ma tahan maksta osadena. Ehk siis, kui kaupmehel on see makseviis pakkuda, siis ta läheb selle kaupmehe juurde ja kui kaupmehe juures ei ole seda makseviisi, siis ta võib juhtuda, et kui ta on otsustanud, et ta vajab osade kaupa maksmist, ta valib hoopis teise kauppluse. Kas kõik need ostjad on selles segmendis ikkagi väga vastutustundlikud või kui palju on neid, kes tulevad tagasi ja ütlevad, et ikka ei saa tasuda selle kõrvarõnga eest või üleüldse tekib probleeme? Valdav enamus kliente maksab oma kuumakseid õigeaegselt. Võib juhtuda, et on paaripäevaseid hilinemisi seoses sellega, et maksepäeval läks meelest ära või on võimalik ülekannet teha. Aga sellisel juhul tegelikult need on väga lühiajalised hilinemised. Inbanga võlgnemuses olevate laenude osakaal jääb alla 2%. Natalia, küsimus sulle, et mainisid enne, et ostude mahuprotsendid on suurenenud, aga kas on suurenenud ka ostude väärtus, ma mõtlen siis
siis ühe ostu väärtus, et saab osta nüüd suurema sõrmuse või raskema kaelakee, sest maksta võib ju hiljem. Ja hinnamuutus on loomulikult osa meie üldkäibe tõusust, et hind ju on kullal kallim kui oli, aga jällegi, kui me räägime füüsilistest kauplustest, me korjamegi tagasisidet üsna aktiivselt tüdrukutelt ja me läbiv on see, et tõepoolest, kui klient vaatab, ihaldab midagi kallimat, nad näevad, et tegelikult ei saa seda kohe nüüd praegu ühes summas võimaldada. Mitte sellepärast, et tal on makseraskused, vaid sellepärast on ta teisi kohustusi. Ja siit tuleb siis jällegi pakkumine meilt, et te saate maksta osadena ja klient siis lahkub tegelikult ostuga, mis talle tegelikult meeldis. Mitte selle ostuga, mida ta vot see hetk, see päev sai endale võimaldada. Kas siin on eestlased kuidagi konservatiivsemad kui lähinaabrid? Te tegutsete vist ju rohkem kui ainult Eestis, on ju? Ja, Kiven ja Grenardi on esindatud tegelikult 4 riigis. Eesti, Läti, Leedu ja Tšehhi. Väga suur vahe on tegelikult meil, me oleme küll väga lähedased ja väga kõrvuti, aga kui me räägime ostukäitumisest, me oleme väga erinevad. Eestlased on rohkem avatud, maksma erinevate vahenditega, sealhulgas ka järelmaksuga. Läti jääb sinna keskele ja Leedu jääb kõvasti maha. Seal inimene ei ole valmis veel muutma oma mõttemaailma, et see ei ole häbiasi. Neil endiselt on see justkui puudujäägi nagu näide või selline, neil on piinlik seda teha, et justkui me ei saa hakkama, aga me vajame seda ehet ja me teeme selle lepingu. Ja see koordub tegelikult mitte ainult nendes järelmaksudes, vaid ka vana kulla tagasitoomises, et täpselt sama. Et nad tunnevad, et kui nad toovad seda vanad kulda tagasi meile, siis nad kasutavad justkui lombardi teenus, mis on natukene sellise halva maiguga, et justkui näitab neid mitte heas valguses. Eestis ei ole üldse seda praktiliselt alles. Väga enamus on ikkagi väga teadlikud ja see on otsuse ratsionaalne, mitte selle pärast, et ma ei saa seda endale võimaldada. Kas see on tänane praktika siis üsna, kuidas ma ütlen, tavaline või pigem erandlik, et see on kliendi jaoks intressivaba, kui Inbank seal taga finantseerib? Kui palju on selliseid müüjaid, kes võtavad ise selle kohustuse? Nullintressiga või lisakuludeta finantseerimine on väga populaarseks saanud viimase 5 aasta jooksul. Tänu sellele, et turul on tulnud selline osta kohe, maksa hiljem makseviisid, milleks siis on maksa järgmisel kuul või maksa 3 osas. Kaupmees kompenseerib selle, kuid tegelikult see kompensatsioon on märkimisväärselt väiksem kui allahindlus, mida kaupmees peaks tegema, et klient sinna ostutehingusse suunata. Sest üldiselt allahindlus, mis võib-olla klienti motiveerib, on ikkagi selline 15, 20, 25% ja need protsendid on täiesti teisest skaalast. No seal, kui sa nüüd juba seda allahindluse ka siia mängud, siis kohe mul hakkas järgmine lamp põlema, et kas müüja selle koha pealt teeb ka mingisugust erisust, et aga kui sa nüüd annad meile ikka kohe raha, et siis näed, siis ongi allahindlus 20 või rohkem protsenti või siis maksa hiljem, vaat siis on ikka hind rohkem kivist. No sa ei saa vist ka muidugi selle laua taga öelda, ma ei tea. Saaks ikka, jaa. Aga ei, seda ei ole meil praktikas, ikka aus kauplemistehnika ja võtted on eduka äri alustaladeks, et kõik see, mida me täna skeemitame, et töötab pikas perspektiivis, seega ei. Tarbijatele suunatud turg on tegelikult hästi reguleeritud ja kliendi ostuhind ei tohi sõltuda sellest, et millise makseviisi ta valib. See on seadusega reguleeritud. Kõlab väga üllalt, kahtlemata üldse ei vaidle. Aga mida me näiteks teeme, kui me räägime personalist ja koolitusest, ka meie eesmärk on tegelikult saada see maksevahend kätte kohe, mitte läbi meie partneri, kui oleme ausad. Meil siis ei ole üldse intressi. Ja me suuname tüdrukuid siiski saavutama sellist momenti, kui on tõesti väga luksuslik ost, väga pikk ost, tähendab väga suur ost, siis tõesti tutvustame 112 kuud lahendust. Kui ost on tagasihoidlikum 200-300 eurot, pakkuge esmajärjekorras maksa 6 osas, sest see on meie jaoks soodsam. Mis see põhimõtteline vahe seal just nüüd oli, et sa mainisid just see osta kohe, maksa hiljem versus siis nii-öelda see, ma ei tea, kas siis nimetame tavaline järelmaks, et kus see piir jookseb, et nüüd algab üks ja lõpeb teine või vastupidi? See piir jookseb tegelikult selles, et kas kaupmees on valmis kliendi eest midagi kompenseerima või mitte.
see on selline kõige esimene fundamentaalne asi, mis tegelikult selle nagu määrab. Ehk et see osta kohe, maksa hiljem, see tegelikult on alati intressivaba kliendi jaoks. See on kliendil alati intressivaba, et seal ei ole ühtegi varjatud kulu Inpanga puhul ja kaupmees siis hüvitab selle kliendi eest meile. Ja näha on, et tegelikult kaupmehed on selle väga hästi vastu võtnud, sellepärast et see aitabki nii-öelda külastajad ostjateks muuta. Et ta võtab selle nii-öelda selle ostutõrke või selle raske hetke, et kas ma ostan või mitte, millal ma ostan või õigemini millal ma ostan, et ta võtab selle nagu ära. Et ja nagu ma ütlesin, et meie tegelikult ju vaatame seda klienti, et vastutustundliku laenamise põhimõtetel, et kas see klient saab finantseeringut või mitte. Ja seal nagu ajalisi ja osamaksete osas see on põhimõtteliselt sama, et mingeid erisusi väga ei ole. Meil on siin mõned korrad läbi käinud praegu, et osta kohe, maksa hiljem makseviisi niisugused vaikimisi perioodid on maksa järgmisel kuul või maksa 3 osas, aga Kiveni ja Grenardiga, kuna ongi ostukorvid on suuremad ja on natukene võib-olla teist tüüpi kaupa, siis nemad pakuvad ka maksa 6 osas ja maksa 12 osas. Järelmaks kui selline on ikkagi kuni 6 aastat. Aha, okei, see on ikkagi lühem periood, eks ole, aga sa võid siis, kui sa mainisid, et maksa siin 12 osas, siis need osad on 12 kuud siis näiteks ja kord 6, siis tuleb aasta sealt. Ja. Kas see on asi, mida klient saab ise tegelikult nagu valida ja tal on võimalik võrrelda ja vaadata? Jah, on võimalik, siis kui ta teeb taotlusi, siis ta näeb seal lahendusi erinevat intressi, sellepärast alates 12 kuust hakkab tal jooksma intress. Et meie pakume kuni 12 kuud intressivaba kõik lahendused. Kui ta soovib teha seda 13 kuuks, 26 kuuks, palun, aga siis siis hakkab juba 13 kuust tulema kliendile intress. Mida toob tulevikku? Ma niimoodi lõpetuseks vaatan, et Inbanki arvates kindlasti oleks kasulik, et inimesed kõik ostavad sellise nii-öelda osta kohe, maksa hiljem skeemiga, teistpidi müüja võib-olla tahaks näha, et kaelakeed läheks pigem kohe kaubaks. Et kuidas need trendid siis liikumas on? Trend on kindlasti see, et finantseerimine muutub veel sujuvamaks ja loomulikumaks osaks kliendi ostuteekonnast ja näha on, et sektor ta liigub ikkagi ilmselt AI mõjul, personaliseerituse, reaalaja andmete, kõik võimalike pettuste ennetamiste suunas ja targema automatiseerimise suunas. Aga teisest küljest järgmine suur muutus finantstehnoloogias ei ole ainult tehnoloogiline, vaid on regulatiivne. Euroopa tarbijakrediidi direktiiv muudab kogu Euroopa turul seda, kuidas me laenu välja anname, kuidas krediiditooteid pakutakse, kuidas kliendiga peab suhtlema, kui läbipaistev see kogu see protsess kliendi jaoks peab olema. On seda kuidagi lühidalt ka võimalik kokku võtta, et lihtsalt inimesed aru saavad? Seda on praegu natukene keeruline kokku võtta, kuna tegelikult kui me vaatame Eestit, siis Eestis meil ei ole veel seadust vastu võetud, aga see peaks jõustuma novembri lõpus. See peaks just kaitsma siis klienti lollide otsuste eest lihtsalt öeldes? Ta peaks muutma tarbija finantseerimise turgu selliselt, et tegelikult finantseerijad pakuvad oma lahendusi võrdsetel alustel, et keegi ei teeks kliendile liiga. Et kliendil oleks kõik läbipaistev, ta näeb lepingu sõlmides, millise lepingu ta sõlmib, kuidas ta lepingu sõlmib, tal on võimalik lepingust ka taganeda, et tema eest ei varjata seda võimalust, et ta tohib taganeda. Ja kõik võimalikud sellised klienti kaitsvad meetmed tulevad. Aga mis täpselt ja kuidas me tegelikult seda veel lõpuni Eestis ei tea? Kas kusagil seal müügiprotsessis sekkub täna AI järjest rohkem, kas teil samamoodi või kas mul võib olla juba lõpuks personaalne selline vestlusassistent, kes teab, millist kaelakeed ma parajasti ostsin ja pakub mulle nüüd järgmist teist värvi kividega ja on see mingisugune nagu segment ka, mida integreerida sellisesse kliendi vaatesse? Ja on, ja hetkel meil see täitsa töötab, aga online keskkonnas, et meil on kena juturobot, kes juba oskab väga edukalt ja professionaalselt leida vastuseid esitatud küsimustele. Kas ta juturobot on ka, ma segan vahele, on ta ka tõesti personaalne? Kas tal on, kui klient nagu lubab juurdepääsu nii-öelda oma ajaloole, kas tal on see olemas? Ei ole, veel ei ole. Ma ei usu, et see täpselt oleks kooskõlas seadusandlusega. No, ja seal tekivad privaatsusküsimused loomulikult. Just. Aga ma arvan, et see on suht lähituleviku teema. Et läheb veel kõik kiiremaks, personaalsemaks ja lihtsamaks ja läbinähtavamaks. Ma jäin nüüd korra mõtlema, et kui
klient nüüd näeb, et leti kõrval on kenasti kirjas Inbank, osta nüüd, maksa hiljem, intressi ei ole, siis miks ta üleüldse peaks valima variandi, et maksan kohe? Igal juhul tunduks nagu mõistlik see tulevikku lükata. Et klient on väga teadlik sellest järelmaksu lahendusest, aga miks vahest on temal ei, et see siiski täiesti ole ära kustutatud peast inimestele, et see on midagi sellist, mida ei peaks tegema, kui tegu on mitte eluks vajaliku esemega. Ja seal on see vist need kliendid pigem ütlevad ei, et kas ma just üldse või ma ostan siis praegu kohe välja, et ma ei soovi järelmaksu. Ja teine moment on ka, nad ei soovi tegelikult meiega või siis Inbangaga jagada oma andmeid. Okei, see on muidugi hea aspekt, jah. See eeldab muidugi, et ikkagi tema ajalugu vaadatakse läbi, muidu ta ju ei saa seda vastust. Selle hirmu leevendamiseks, et ta ei taha klienditeenindajale jagada oma isikuandmeid, selle jaoks on meil isegi füüsilises müügiesinduses võimalik klienditeenindajal suunata kliente meie digitaalsesse taotluse esitamise teekonda, kus siis klient saab tegelikult ise oma nutiseadmes endale taotluse esitada ja lepingu sõlmida. Kas veel viimane küsimus, mille oleks muidugi kohe alguseks ka küsida, et need andmed, mida Inbank kogub, et kui palju nende pealt sellist statistilist profileerimist tehakse või kuidas need andmetega edasi käideldakse neid? Kuna me oleme pank ja pakume krediiditooteid, siis meil on andmete säilitamiskohustus ka isegi peale seda, kui kliendil on leping lõppenud. Et see on seadusest tulenev nõue ja me peame siis, kui regulaator küsib, siis me peame esitama, et millistel tingimustel, millistel alustel me kliendile selle otsuse tegime ja miks me sellele kliendile selle otsuse tegime. Aga Euroopa Liidus on tegelikult ikkagi tarbija andmete käitlemine väga reguleeritud. Ja kliendil on tegelikult õigus näha, kuidas ta andmeid kasutatakse, millal ta andmeid kasutatakse ja mis tema andmete põhjal siis üldse otsustatakse, et miks tal tuli selline krediidiotsus. Ja tegelikult on kliendil ka õigus nõuda, et tema andmed kustutatakse. Aga pankades on see võib-olla natukene keeruline, kuna meil ongi see sama säilituskohustus, et me kõiki andmeid ei tohi kustutada, sellepärast et me peame olema võimelised seda siis kas siis Finantsinspektsioonile või Eesti Pangale või mõnele muule regulaatorile siis uuesti esitama. Nende andmete baasilt ikkagi, mis on kogutud, sellist statistikat otseselt ei ole ju keegi keelanud teha, te saate ise vaadata väga hästi, millised on trendid, tendentsid, inimesed, sissetulekud, huvid. Ja eelkõige tegelikult ongi, et need kliendi andmed aitavad sellele samale kliendile tulevikus ka krediidiotsust teha. Et ongi selles mõttes, et need andmeid kasutatakse ainult mõistlikul eesmärgil, selleks, et teha krediidiotsuseid. No seda on väga tore kuulda, nagu ka eelnevat juttu, mille võiks siis kokku võtta nii, et pulmi ei pea edasi lükkama, edasi võib lükata hoopis maksmist. Rääkisid Birgit Randma, Inbank partneräri valdkonna juht ja Natalia Reinoja, Kiven ja Grenardi tegevjuht. Aitäh! Aitäh kutsumast!